kui mina omal ajal Hansapangas töötasin ja ka sellistel enesearengu ja pärast ka mõnel juhtimiskoolitusel osalesin, hästi palju räägiti hamburgeri meetodist. Ja hamburgeri meetod oli siis selline tagasisidestamise kuldvara, mida siis kõik õpetasid ja mida siis soovitati ja seda siis mõnikord nimetatakse ka komplimendi võileivaks ja mõnedes allikates ka shit sandwich. Ja ma ei tea, kui paljud teist seda kuulnud on, aga hamburgeri meetod siis oli selline, et psühholoogid siis soovitasid, kui sa tahad kellelegi tagasisidet anda, ükskõik kas see on isiklikus elus, lapsele, kaaslasele, töö juures, kolleegile, rääkimata võib-olla oma juhile või alluvale, et siis sa võiksid teha 3 asja. Et sa võiksid kõigepealt tema juurde minna ja inimese nii-öelda üles soojendada, öelda talle midagi positiivset. Ehk siis, et tõstad tema tuju, tema võib-olla endorfiini tase tõuseb, kõik on nii hästi, lähed ja ütled, et sul on mingi kiirus nende asjade lahendamisel näiteks viimasel ajal väga-väga heaks läinud. Ja loomulikult inimese enesetunne paraneb, ta tunneb, et teda tõsteti korraks. Ja siis sa ütled midagi nii-öelda kriitilist. Aga kas sa saaksid veidi palun jälgida neid asjade kvaliteeti ka, et see teeb mulle veidikene muret. Ja siis sa näed, kuidas moodi, võib-olla natuke teatraalselt teed, aga inimene võib ära kukkuda. Sest et tema lootis, et sa tahtsidki talle nagu tagasisidet anda, komplimenti teha. Aga nüüd ta saab aru, et ei, see oli manipulatsioon. Et sa tulid tegelikult, et rääkida minu kvaliteedist hoopiski. Aga muidugi sellise hea inimesena soovid sa natuke lööki pehmendada ja ütled, üldiselt ma olen tegelikult tööga väga rahul. Et ära üldse muretse, mulle väga meeldib sinu suhtumine eriti ja kõnnid minema. Ja millele siis see meetod baseerus oligi see, et sa nagu annad 2 korda positiivset tagasisidet ja 1 korra negatiivset, et see 2 korda positiivset peaks nagu selle ära neutraliseerima. Aga tegelikult mida siis avastati ajas, et paratamatult meie aju reageerib rohkem negatiivsele. Ja kui sa kujutad ühte päris olukorda ette, et keegi tuleb, ütleb sulle umbes niimoodi, sa võid küsida endalt, et kumb nagu rohkem meelde jäi. Ja kumma nii-öelda mõttega sa reaalselt seal vestlusest ära lähe. Teine hakati rääkima seda, et inimene enam ei saagi aru, et kas need positiivsed asjad, mis sa ütled, on üldse päris asjad või on need nagu välja mõeldud selleks, et manipuleerida mind ja tegelikult tulla alati mind kriitikat kuulma. Ja 3. oli see, et see programmeeris inimesed alati, kui talle tehti mõni kompliment või teda kiideti, see programmeeris inimesed kohe ootama negatiivset. Ehk siis selle asemel, et nagu algul see positiivne emotsioon võiks aktiveeruda, aktiveerus kohe stress, sest sa teadsid, et asi ei ole selles, vaid asi on selles, mis nüüd tuleb. Ja seetõttu täna 15 aastat hiljem ikkagi pigem nagu natuke naeruvääristatakse neid nagu ka koolitajaid ja kirjanikke, kes nendel teemadel ikka veel suruvad. Aga kahjuks näiteks ma kuulsin, et eelmine aastagi ühel mu enda kliendil oli olnud hiljutine koolitus, kus see hamburgeri meetod oli põhimeetod, mida tema siis soovitas kasutada. Hiljem ma näitan teile siis, mis on see alternatiiv. Et nad pakuvad alternatiivi välja tegelikult, aga me jõuame sinna natukene ringiga siis.